Tere! Jätkame siis loengutega ja täna räägime siis elektris ja ka automaatikas kasutatavatest mõistetest kõige rohkem. Täpsemalt siis automaatika mõisted, erinevad tingmärgid, nii automaatika omad kui elektroonika omad. Räägime natukene automatiseerimise astmetest, toon mõned automaatika kasutamise näited ja natukene räägin ülevaatlikult ka hoone automaatikast. Alustame siis mõistetest. Esimene mõiste, millest tuleb üldse alustada igasuguse automaatikasüsteemi puhul, on juhtimissüsteem. Aga et juhtimissüsteemist aru saada, on vaja kõigepealt rääkida üldse süsteemi mõistest. Seda saab siis vaadelda kui kasti. Tal on olemas oma sisend ja väljund. Sisend suurus siis siseneb süsteemi ja väljub sealt väljundi kaudu tulemusena. Süsteem siis teisendab, ehk siis selles mustas kastis toimub teisendus sisend suurusele ja see siis teisenduse tulemus väljastatakse. Selliselt toimib peaaegu iga süsteem ja enamasti proovitakse siis midagi kas parandada või vältida halvenemist. Ebaõnnestumisel võib see resultaat olla mittesobiv ning süsteemil, mis midagi ei tee, pole otstarvet. Siin on siis näide kasutussüsteemist ehk et useless box. Süsteemi mõiste siis joonisena ka, ehk see on siis sisendis, on mingisugune ressurss. Mustas kastis toimub siis tegevus, näiteks siis teisendus ja meil on siis selle tulemusena tekib väljund. Siin slaidil siis joonisel on see must kast, näiteks siis nii-öelda musta maagiat, kus siis ütleme tuleb mingi sisend, on mingi must kast ehk et must maagia, mis teeb midagi selle sisendiga ja kuidagi moodi tekitab siis selle väljundi, mis võib olla siis järgmises süsteemis ka sisendiks. Päriselus sellist musta kasti muidugi ei eksisteeri, sest et süsteemi looja tegelikult teab, mis selles kastis toimub, ta peaks vähemalt teama ja automaatikat või selle osa võib siis nimetada selle musta kasti sisuks näiteks, sõltuvalt siis kui üldiseks me minna tahame. Juhtimissüsteem on siis mõiste, kui me vähendame natukene seda üldistusastet, siis süsteem peaks koosnema kahest osast, üks on siis protsess ja teine on juhtseade. Sellisel juhul siis protsess tegeleb teisendamisega ehk et teeb mingit tööd ja juhtseade siis korraldab protsessi talitust saavutamaks soovitud viisil tööd. Ja ilma juhtseadmeta võib omapea teatud protsess käituda mitte päris nii, nagu meie tahaksime. Ehk et midagi võib halvasti minna. Protsessi ja juhtseadme omavaheliste seoste alusel saab teha järelduse, et side on kahepoolne. Seda enam, et nende kahe vahel on side. Juhtseade vajab siis teavet protsessi oleku kohta, et otsustada, milliseid käske anda ja protsess peab need käsud vastu võtma, et õigesti talitleda. Mõlemas suunas edastatakse infot ja seega tegeleb ka juhtseade teisendamisega ning omab sisendit ja väljundit analoogselt suvalisele protsessile. Joonisena näeb siis välja selline, kus meil on siis süsteemiväline informatsioon, mis kirjeldab, kuidas süsteem protsess peaks töötama. See võetakse sisendisse, protsess teeb selle sisendiga midagi, tagastab väljundi, aga samal ajal tagastab ka informatsiooni juhtseadmele, et mida ta tegi ja mis tulemuse ta sai. Ja juhtseade siis korrigeerib vajadusel protsessi tööd ja järgmise sisendi vastuvõtmist. Ja väljub siis nii-öelda mingisugune mõõdetav suurus siis sellest juhtsüsteemist. Juhtimissüsteeme liigitatakse siis avatud juhtimissüsteemiks ja suletud ehk tagasisestatud juhtimissüsteemiks, kus siis avatud juhistiksüsteem või juhtimissüsteem ei oma mitte mingisugust tagasisidet protsessi tulemusest. Juhtseade lihtsalt juhib protsessi sõltuvalt sisendi mingisugusest parameetrist. Protsess teeb midagi, aga mitte keegi ei tea, kas see protsess tegi oma töö õnnelikult ära, läks midagi valesti, hakati tootma mingit praaki, köeti ruumid üle, mitte keegi ei tea seda. Siis suletud süsteemi puhul on meil protsessi tulemuses ka tagasiside läbi mingisuguse anduri, mida siis juhtseade saab kasutada enda sisendis, et korrigeerida protsessi tööd. Siis on meil olemas automaatikas kasutame kahte erinevat nii-öelda kontrollerit. Esimene nendest on siis beat-regulaator või beat-controller, mis siis tegeleb mingisuguse veasignaali järgi juhtimisega.
speed siis iseenesest koosneb 3 komponendist või siis sõnast, mis siis inglise keeles oleks proportional, integral ja derivative. Veasignaal ise on siis seade suurus miinus hetkeolukord. Veasignaal saab olla negatiivne või siis negatiivse väärtusega, aga see läheb juba liiga detaili tänaseks. Põhimõtteliselt speed-regulaator tegeleb siis mineviku, oleviku ja tuleviku signaalide järgi juhtimisega, kus siis ütleme see proportsionaalne osa sellest või komponent teab siis ütleme praegust olukorda ja võrdleb seda näiteks seade suurusega ja üritab need ühtima panna. Integraal komponent peaks olema suuteline siis selle hetkeolukorra viia võimalikult lähedale soovitud olukorrale ja tuletuslik peaks vähendama või vältima ülereguleerimist. Ideaaltingimustes siis vältima ülereguleerimist, päriselus siis ilmselt vähendab seda. Ja näitena siis võin tuua sellise asja, et siis on nagu parem aru saada, et kui me soovime ruumitemperatuuri saada 25 kraadi peale, aga praegune temperatuur on ainult 15 kraadi, siis kui kasutaja paneb seadepunkti 25 kraadi, siis süsteem hakkab kütma, et saavutada siis soovitud temperatuur. Ja see on siis nüüd proportsionaalse komponendi ülesanne. Võimalikult kiiresti kütma hakata, et saada võimalikult kiiresti soovitud tulemus. See aga nüüd loob olukorra, kus on oht ülekütmiseks, ehk siis ülereguleerimine. Selle vastu kasutatakse siis seda tuletuslikku komponenti, mis jälgib, kas me hakkame jõudma soovitud tulemusele juba lähedale ning vajadusel, kui me näiteks oleme juba 20 kraadi juures, me põhimõtteliselt vähendame seda kütmist, kui mõju iseennast on ju, et me viime siis selle viimase kraadi natuke rahulikumalt juba lõpuni. Et hakkame siis kütet maha keerama juba, et vältida olukorda, kus ruum köetaks kogemata näiteks hoopis 27 kraadini. Ehk siis tuletuslik komponent vähendab peasignaali mõju juhtsignaalile. Aga nüüd võib juhtuda selline olukord, kus temperatuur on 24,8 kraadi ja enam ei tõuse, siis selle jaoks on siis meie integreeritud komponent, mis siis selle viimase 0,2 kraadi ikkagi on suuteline sinna juurde ära kütma. Selliseks reguleerimiseks kasutatakse siis speed-regulaatorit. Automaatikas väga oluline seade on aga PLC, ehk mis on siis programmeeritav loogikakontroller. Nende eelis on see, et nad on vastupidavad keskkonnatingimustele. Nad on modulaarsed ehk siis lihtsasti asendatavad ja laiendatavad. Neil on olemas standardiseeritud sisend- ja väljundliidesed koos siis signaalide nivoodega, ehk et me teame, milliseid signaale, millisest sisendist, millisest väljundist võib üldse oodata. Et midagi ootamatut ei tohiks juhtuda. Kasutatakse siis lihtsalt arusaadavaid programmeerimiskeeli ja on koha peale väga kiiresti ümber programmeeritavad, ehk et ühendad arvuti PLC-le järgi, ütled programmeeri, ootad 2 minutit, on tehtud. PLC-deks võib pidada siis tänaseks ükskõik millist programmeeritavat seadet, millel on olemas oma sisendid, väljundid ja andmesideühendus. Lihtsaimaks PLC-ks täna on näiteks Arduino, millega selle kursuse raames ka puutume natukene kokku. Ja selle baasil on olemas ka tegelikult oma tööstuslik kontrollerite seeria täna juba. Ja rääkides speed-kontrolleritest, siis see on tänapäeval juba PLC-des lahendatud enamasti tarkvaraliselt, kuid on võimalik lisada ka riistvaralist speed-regulaatorit. Oma olemuselt siis võrgus näeb PLC välja siis selliselt, et see, kus on siis kirjas see programmeeritav loogikakontroller, see on siis PLC, on ju. Teemaga on ühendatud näiteks läbi USB-kaabli mingisugune programmeerimisarvuti, mis tema siis programmi muudab. Samas võib olla kuskil serveriruumis ka jälgimisarvuti, mis siis kaugelt näeb ära, kuidas PLC täna üldse töötab, mis tulemused on ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Samas mingi seadme juures on ka operaatori paneel, kus siis operaator saab mingisugused parameetrid jälgida, muuta, vaadata ja sellele siis järgneb mingisugune protsess, kus täiturite ja anduritega. Ehk et mis siis annavad sellele ühe poolt siis PLC-le tagasisida läbi andurite, et mis olukord praegu on ja täiturid siis täidavad PLC poolt antud käske reaalses maailmas. Ülesehitused on nad suhteliselt lihtsad, koosnevad 5 komponendist suures plaanis. Neil on olemas oma toiteblokk, neil on olemas oma protsessor, neil on olemas analoogsisendid, väljundid ja diskreetsed ehk siis digitaalsed sisendid, väljundid ja sidemoodul. Diskreetne signaal saab olla siis sees või väljas, on, off,
1-0 on ju, siis sisendites ja ka väljundites on ta, sisendites on ta siis realiseeritud pingetena, näiteks 0 tähistab off olukorda ja 24 volti siis kas siis pluss või miinus 0 suhtes võib olla näiteks on signaal. Ja väljundites on nad realiseeritud relee kontaktina, kas siis kontakt on kinni või lahti. Enam levinud PLC-d on olemas digitaalse vastuvõtmiseks siis sisendid kui ka väljundid digitaalse signaali saatmiseks ja samamoodi omavad enamus PLC-sid mingisugust võimekust saata ja vastu võtta analoogsignaale. Arduinode puhul, lihtsalt näitena toon, on üsna algeline lahendus selle jaoks, aga oma eesmärkide teeb väga hästi. Ja silmas tuleb siis pidada siin seda, ütleme, et diskreetne signaal saab olla kas siis 0 või 1, nagu ma juba ütlesin, on ju. Analoogsignaal on tegelikult siis analoogne mingisuguse mõõdetava füüsikalise suurusega, näiteks temperatuur 20 kraadi võib vastata näiteks 10 voldile ja temperatuur 10 kraadi võib olla näiteks 0 volti ja temperatuur 40 kraadi võib olla siis 24 volti. Ja kõik vahepealsed temperatuurid on siis esitatavad mingi pinge analoogväärtusena vahemikus 0 kuni 24 volti. Ja siin on siis need komponendid ka joonisel ära toodud, ütleme, ehk et number 1 oleks siis toiteblokk, number 2 oleks näiteks protsessori osa, 3 on siis analoog sisendid väljundid, 4 oleks siis digitaalsed sideotsad ja 5 on siis otsesidemoodul, näiteks arvutivõrguga ühendamiseks. Ja siis automaatika mõiste kui selline on siis seadme või protsessi või süsteemi automaatne töötamine niimoodi, et inimene ei pea mitte midagi tegema selleks, et asi töötaks. Samamoodi käib siia alla ka automaatreguleerimine ja juhtimine. Siis on olemas meil, nagu ma juba korra mainisin, ehk et avatud, ehk et siis open loop ja tagasisidestatud ehk et suletud või closed loop struktuuriga automaatjuhtimine. Väga sarnane tavalisele juhtimissüsteemile. Automaatreguleerimise puhul on siis see, et juhttoime sõltub ainult veasignaalist, kus siis juhtseade on regulaator. Siin on siis see, et ainsaks sisendiks ongi siis veasignaal, mis tuleb süsteemist endast. Selliselt korrigeeritakse näiteks tootmises mingi protsessi tööd või ka hoone automaatikas näiteks ventilatsiooniseadme tööd sõltuvalt CO2 tasemest ja CO2 tase võib siis põhimõtteliselt oma olemuselt olla nii-öelda veasignaal. Nõuete järgi siis saab samamoodi eristada stabiliseerimist. Stabiliseerimine on siis see, kus meil seade suurus programmi töötamise ajal ei muutu ja me üritame siis automaatikaga hoida reaalse olukorra sellele seade suurusele võimalikult lähedal. Järgiv juhtimine on siis see, kus meil on seade suurus saab kasutaja muuta, jällegi see sama temperatuuri näide on ju, kus siis kasutaja saab kuskil paneelis või telefoni rakenduses muuta siis ruumi soovitud temperatuuri ja automaatika peab siis sellele järgi tulema. Näitena oleks siis näiteks esimene juht, kus me üritamegi hoida temperatuuri alati 20 kraadi lähedal ja teine juht oleks siis see, kus kasutaja saab ruumi seadetemperatuuri muuta jooksvalt ja automaatika peab siis seda muutu arvesse võtma ja hoidma ruumi temperatuuri alati võimalikult lähedal kasutaja seadistatule. Näiteks suvel seatakse ruumi temperatuur 18 kraadi, talvel 23 kraadi. Siis kui meil on talvel 23 kraadi, siis automaatika peab olema suuteline nende muudatustega arvestama. Ja siis olemas ka veel automaatkontroll, kus meil on siis jälgimine, ehk et seire, ehk et me jälgime süsteemi tööd. Me registreerime ehk et logime kõike, mis süsteemis toimub. Tegeleme erandolukordade avastamisega ja sealjuures ka siis märgu andmisega, näiteks mingisuguste tulede vilgutamisega või helisignaaliga. Ja automaatkaitse on juba siis see, kus üritame vältida ebanormaalseid olukordi, näiteks süsteemi väljalülitamisega või siis vähemalt toite väljalülitamisega mingist ahelaosast. Jaguneb siis automaatkontrolliks ja automaatjuhtimiseks. Ehk et siis automaatkontroll on ette nähtust hälbivate olukordade seisundite avastamine ja neile reageerimine. Automaatjuhtimine on siis masinate, seadmete, protsesside, muu säärase inimese vahetu osavõtute juhtimine. Kitsamad arvud on siis automaatkaitse, kus me näiteks siis tehnilistes seadmetes või protsessides üritame avastada ja vältida siis ebanormaalseid olukordi ja automaatreguleerimine on siis protsesside parameetrite hoidmine kontrolleri abil, kas siis jäävatena või muudetakse soovitud viisil. Ja minu kitsas meelevaldne jagamine on siis tööstus- ja hooneautomaatika, kus on omad erinevused nende kahe asja vahel ja siis tänu sellele on tekkinud selline jagunemine. Automaatika ülesanneteks on siis
näiteks majanduslikult tagada täpsus ja kvaliteet, tootlikkus, et võimalikult väikse ressursiga võimalikult kiiresti toota võimalikult palju asju. Samamoodi peab see olema siis ohutu inimestele, see peab olema ohutu varale, et me ei saa midagi põlema panna kogemata ja me ei tohi tekitada reostust. Ja me peame kaitsma siis ka kõiki seadmeid, et kindlasti üritama vältida erandolukordi või kui nad tekivad, siis võimalusel kõik kõrvaldama. Siin on siis nüüd toodud joonisel näide temperatuuri juhtimisest konkreetses ruumis, kus siis juhtseade arvestab siis ruumis olevat temperatuuri, sealhulgas ka siis ruumis tekkinud kütmist teiste seadmete poolt või siis inimeste poolt. Juhtsüsteem arvestab ka välist temperatuuri, vajadusega tuult, päikest, siis tuule suunda, päikse olemasolu, kui palju päike ise näiteks ruumi kütab ja samamoodi jälgib ka küttevee temperatuuri muutust, mis siis täpsemalt selgitatud oleks siis selline, et siin juhtsüsteemil on olemas omad andurid, näiteks siis soojavee temperatuurist, selles, kas pump töötab või mitte, on ju. Samamoodi jälgib ta välistemperatuuri ja toatemperatuuri. Ja kui nüüd tekib olukord, et on vaja hakata kütma, siis juhtseade määrab läbi selle klapi, siis et kui palju seda klappi avatakse, et kui palju seda küttevett tuleks siis radikatesse lasta. Ja pumba ülesanne on lihtsalt, pumbata seda küttevett läbi radikate, sest iseseisvalt sealt ei liigu väga. Samuti jälgib siis juhtsüsteem välistemperatuuri, nagu ma juba ütlesin, on ju, et määrata, kas on vaja kütta ja kui palju on vaja klappi avada. Siin saab teha ka seda, et juhtsüsteem võib arvestada, kas välistemperatuur hakkab näiteks langema, et siis peaks nagu juba ennetavalt kütma hakkama, et energiat kokku hoida. Sest et temperatuuri hoida on lihtsam, kui temperatuuri tõsta tagasi. Siis kiirelt ka tingmärkidest. Automaatikas on meil siis sellised tingmärgid, kus meie jaoks kõige olulisemad on siit hetkel 3 viimast, näiteks juhe, alalise ja vahelduvoolu tingmärgid. Ülejäänud on pigem see, kui jäävad meelde ja satute kuskil kokku, siis teate, mis need tähendavad. Siin on siis elektritingmärgid. Esimendest on siis ühenduskoht. Saab märkida punktiga, ei pea märkima punktiga, kui ühenduskoht on üheselt arusaadav. Enamasti märgitakse, et oleks skeemilt üheselt aru saada, et see punkt tähendab ühenduskohta. Muul juhul on lihtsalt juhtmete ristumine ja seal mingit ühendust ei ole. Maanduse tähisest me juba korraks käisime üle. Samuti tasub meeles pidada erinevate lülitite tingmärgid ja kaitsekontaktiga pistikupesa tingmärk. Et kui kunagi elektriskeemi satute lugema, siis saate aru, mis midagi tähendab. Täna vist ei ole saada enam ka kaitsekontaktita pistikupesa ja ei ole kindel, et need isegi paigaldada tohiks. Et kõik pesad peaksid olema koos maandusega ja sellepärast kasutatakse enamasti ainult siis maanduskontakti või siis kaitsekontaktiga pistikupesa tingmärki. Teist ei ole isegi väga enam mõtet õppida. Ja lülitite juures on siis hea teada seda, et 2 klahviga lülitit nimetatakse siis rühma või grupi lülitiks. Tingmärk on siis 2 sarve, on ju. Ja vekselülituse jaoks on siis eraldi tingmärgid, kus siis süsteem hakkab ühepoolsest ümberlülitist pihta, samamoodi siis lõpeb ühepooluselise ümberlülitiga. Ristlüliti on seal vaheliselt selle jaoks, et tekitada rohkem kahest kohast samade valgustite lülitamiseks võimalus. Ehk et siis 3 ja enam. Nii, automaatikas kasutatavat tingmärke veel. Valgusti on siit oluline kindlasti positiivne, negatiivne pinge või siis polaarsus, neutraalfaas ehk et N ja L on ju. Samamoodi siis skeemides märgitakse vajadusel kaablis olevate soonte arvu, kas siis kaldkriipsude arvuga või kaldkriipsule üles kirjutatud numbriga. Sinna saab kirjutada veel igasuguseid asju, näiteks juhistiku materjali või midagi muud säärast. Samamoodi siis elektrisaame üldtähis on tavaline ruut tegelikult. Siis on meil olemas kaitselüliti tingmärk, kontaktori tingmärk, nendest räägime kunagi tulevikus, elektrimootori tingmärk. Siin on siis lihtsalt näide, kuidas neid tingmärke võidakse kasutada automaatikasüsteemis, kus meil on näiteks linna poolt tulev küttevesi,
erinevad klapid vahel, erinevad andurid vahel, läheb siis soojusvahetisse, kus siis linnast tulev küttevesi soojendab näiteks maja küttevett mitte otseselt, mitte vahetult, vaid läbi mingisuguse soojusvaheti. Soojusvaheti tingmärki ma ei ole eraldi välja toonud, kuna seda sama tingmärki kasutatakse tegelikult täiesti vabalt teiste erinevate asjade tähistamiseks, kuna standardi järgi on tegemist vaba tingmärgiga. Keegi ei ole öelnud, mida see tegelikult tähendab. Ja siis tavaliselt märgitakse lihtsalt joonisele juurde, et see oleks arusaadav. Siin on samamoodi mingi ventilatsioonisüsteemi lahendus, kus siis ütleme pump näeb natuke teistsugune välja. Ja soojustagasti on lihtsalt see nii-öelda suur pluss ja miinusega kast ja filtritena on hoopis näidatud seda sakilise sisuga kasti. Siin on veel üks päriselus toimiv automaatikasüsteemi skeem, kus siis jällegi on näha need kolmnurkselt sakitatud kastid, mis tegelikult on filtrid ja mille juures on ka siis andur, mis näitab, kui hästi sealt filtrist veel õhk läbi liigub. Kui filter on umbes, siis hakkab seal rõhk tõusma. Siin rohkem nagu ei ole. Elektroonika tingmärkide poole pealt tasub rohkem meeles pidada, näiteks patarei tingmärk. Samamoodi siis takistite tingmärkide puhul on see oluline teada. Kasutatakse mõlemaid. USA-s on see sakiline takisti tingmärk kasutusel, meil on siis ristkülik. Ja potentsiomeetri tingmärk on siis väga oluline teada. Fototakisti, hea on kui tead, ei ole väga oluline kondensaatorite poole peal. Kui ei ole plussmärki juurde märgitud, võib tegu olla keraamilise kondensaatoriga. Kui on plussmärk juures, on tegemist kindlasti elektrolüütkondensaatoriga. Vahe on selles, et elektrolüütkondensaator tuleb kindlasti õiget pidi ühendada vooluahelasse. Keraamilisel pole väga vahet. Dioodi tingmärk, dioodi eesmärk on siis lubada vool läbi ainult ühte pidi. Ehk et kui sa panete vale pidi, siis on tema takistus võimatult suur ja sealt vool läbi ei liigu. Kui sa panete õiget pidi, siis on tema takistus sisuliselt olematu ja liigub kogu vool läbi. Ja on olemas ka siis fotodiood, mis siis voolu liikumist lubab mingisuguse valguse järgi ja erijuht on valgustdiood, mis siis tegelikult kiirgab valgust, kuigi käitub ikkagi dioodina. Ja tingmärki siis skeemis saab näiteks kasutada niimoodi. Ja siis oluline info on ka näiteks juhtide värvikoodid. Näiteks pruun, must, hall on siis faasijuhtide värvikoodid või selles järjestuses ikka kasutatakse. Sinine peaks olema neutraal, kollaroheline on maandus ja peaks olema maandus ka sisuliselt nõrkvoolu juures ja must-punane on siis pluss-miinus. Siin on see, et tasub nagu silmas pidada, ütleme, et näiteks kui alalispinge juures kasutatakse musta tähistamaks miinuspoolt, siis vahelduv pingete juures on must faas ja see on väga-väga ohtlik. et seda ei tasu nagu meelest ära lasta. Et erinevates ahelates kasutatakse sama värvi täiesti erineva üksteise vastu rääkivate asjade tähistamiseks siis. Ja samamoodi siis nõrkvoolu juures tasub silmas pidada, ütleme seda, et juhtide värvikoodid ei ole otseselt standardiseeritud, aga jälgitakse siis põhimõtet enamasti, et soojad toonid tähistavad siis plusspinget ja külmad toonid miinuspinget. Alati ei tasu sellele lootma jääda, aga niisugune reeglipära pahatihti on. Automatiseerimise astmetest ka natuke kiiresti, kus siis aste 0 oleks, mis on siin slaidilt välja jäänud, oleks siis see, kus inimene teeb ise rasket tööd, näeb vaeva ja mitte midagi ei ole väga lihtsaks tehtud. Aste 1 on siis see, kus meil on, kasutame juba musklijõu asemel mingisugust välist energiat, aga inimene siis juhib masinat. Ehk et siis inimene reaalselt peaks selle masinat tööle panema ja siis ise reaalselt selle tööga ära tegema. Lihtsalt masin, näiteks nagu treipingi puhul, ütleme, lihtsustab selle töö tegemist. Et ma ei pea nagu kõike raskelt tegema, aga et suure osa tööstab ikkagi inimene ära. Aste 2 on siis see, kus seade teostab ühe töötsükli automaatselt. Näitena toodud siis näiteks naelapüstol, kus siis on see, et inimene vajutab nuppu, seade teeb oma ühe tsükli ära, jääb seisma ja ootab uut nupu vajutust. Et see on siis aste 2 automatiseerimises. Aste 3 on siis see, kus töötsükkel kordub küll automaatselt, aga meil puudub igasugune tagasiside selle kohta. Ehk et vajutad nuppu, masin hakkab midagi tegema, see, kas ta vahepeal nagu midagi valesti läks, teeb midagi praaki, seda me ei tea. Hea näide on rumalamad 3D printerid, kus sa paned printeri printima,
aga kui printimisega midagi valesti läheb, printer ei tea seda, tema jätkab printimist seni, kuni vool otsa saab näiteks, on ju. Või siis programm lõpeb. Aga see, et seal vahepeal niiti liiga palju ära kasutati, see ei ole tema jaoks üldse oluline. Aste 4 on siis see, kus meil on juba kasutame siis tagasisidet, on ju. Et siin on siis see, ütleme, et häirete toime oluline vähendamine on oluline meie jaoks. Häireteks saab olla siis mingisugune juhttoime häiring, näiteks pingete kõikumised, protsessi häiring, kus näiteks materjal kas muutub või lõpeb, on ju. Väljundi häiring, kus siis tööorgan kulub, läheb katki ja nii edasi ja tagasidega protsessis kontrollitakse siis tulemust ja häired võetakse arvesse ning võimaluse kompenseeritakse. Ega see on sama suletud süsteem sisuliselt, on ju, suletud juhtimissüsteem. Ja tulemuseks on siis ühtlasem kvaliteet ja vastab paremini seatud eesmärgile. Täna enamus tööstusautomaatikat sinna peaks juba olema liikunud. Siis on meil aste 5, kus me siis peaks juba koostama tootmisprotsessist matemaatilise mudeli, kus siis automaat iseseisvalt peaks olema suuteline seda protsessi optimeerima. Saab natuke vaadata, kui ise kohanduvad süsteemi, mis teostab siis identifitseerimise, analüüsi, häälestumise ja jälgimise funktsioone. Selline asi eeldaks siis süsteemi protsesside modelleerimist ja täna ei ole veel majanduslikult otstarbekas, kuigi liigub sinna suunas. Aste 6 on siis see, kus meil nii-öelda siis automaat saab hakkama kõige selle eelnevaga ja lisaks siis üritab siduda valmistamisprotsessist avastatud vigu nende põhjustega. Siia juurde käib siis juba masinõpe mingil määral. Juhtprogramm analüüsib siis saadud andmeid kõrvalekallete kohta ja kasutab parandamisotsuste tegemisel spetsialistide teadlaste varasemat kogemust. Sisuliselt käib guugeldamas. Sisaldab siis ekspertsüsteemi, on ju, ega see sama masinõpe, samamoodi ka tehisintellekti mingil määral. Täna ei ole veel väga levinud, kuna on üsna kallis veel üles seada, kuigi järjest odavamaks see lõbu läheb ja sinnapoole ka tänane tööstusautomaatika liigub. Ja täna siis levinumad automatiseerimise tasemed siis tootmisest täna sellega piirduvadki. Ülejäänud on juba rohkem sellised kas teadustööde tasandil või üldse teoreetilised, kus siis aste 7 oleks kasutab siis ära, ütleme, ühiskonnas olevat teadmist, on suuteline arutlema, tal tekib mingi intuitsioon, mida täna siis automatiseerimises veel ei ole. Juhtprogramm suudab seostada siis olemasolevatest teooriatest lähtuvalt iseseisvalt avastatud mõjude taga peituvaid põhjusi. Peab siis samamoodi toetuma arenenud tehisintellektile, mida täna on väga raske veel kätte saada. Ja juhtimise poolelt kuulub masinõppe valdkonda täielikult ja tegemist on siis teadusuuringute tasandil oleva tasemega, seda, et kuskil käigus oleks, ei tea. Aste 8 peaks siis olema selline, mis on suuteline ennast inimese poolt antud parameetrite alusel ise projekteerima ja aste 9 on see, kus üks suur süsteem kamandab pisemaid, väiksemaid süsteeme ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Täna teadaolevalt astmed 8 ja 9 veel ei eksisteeri. Ja siis mõned näited ka automaatikasüsteemidest, kus meil näiteks siis saame automatiseerida elektritootmist. See on esimene näide, ehk et see on siis nii-öelda nutikas elektritootmine, kus siis nii-öelda elektritootja, eriti levinud just väiketootjate juures, saab teha otsuse mingisuguste parameetrite alusel, kas ta nüüd näiteks ostab teenusepakkujalt elektrit, müüb seda hoopis sisevõrku ja tänu sellele siis on suuteline ka olema osa siis elektritootmisest, mitte ainult olema tarbija. Põllumajanduse automatiseerimise poole peal on erinevaid lahendusi, alustades sellest, kuidas erinevad põllutöömasinad on suutelised GPS järgi sisuliselt iseseisvalt sõitma juba mööda põldu ringi tegema mingit põllutöid, kuni selleni välja, ütleme, et sama asi kehtib ka igasugustes juba töötlemisprotsessides. Et inimene ei pea enam käsitsi tegelema toidu töötlemisega, et selle jaoks on juba masinad. Jaemüügis on siis hea näide on iseteeninduskassad, millega on enamus kokku puutunud tänaseks juba, kui mitte kõik. Teoorias peaksid vähendama vajadus kassapidajate järgi. Ei näe täna veel seda väga palju, ütleme, et keegi kassapidaja oleks väga palju tööst lahti saanud selle tõttu. Teoorias lihtsustavad tööd, praktikas mitte alati. Aga suund sinnapoole on. Samamoodi saab siis netiostlemist pidada jaemüügi automatiseerimise vormiks.
eriti kui siis selle neti ostmisega koos käib ka laoautomaatika, ehk et kogu nii-öelda siis kliendi ostuprotsess on täiesti automaatne, kus siis klient teeb näiteks netis oma ostu, laorobot või siis laoautomaatika tegeleb sellega, et leiab selle toote ülesse, pakib ära, paneb saatja ja saaja info kleebib peale ja saadab juba põhimõtteliselt kulleriga minema. Et selline lahendus on ka põhimõtteliselt võimalik ja kasutatakse ka mingil määral juba. Ehituse automatiseerimist, jällegi erinevad masinad võimaldavad natukene mingit protsessi juba automatiseerida. Kõige huvitavam näide siin ongi näiteks hoonete 3D printimine, mida tehakse laias maailmas, ei ole veel väga levinud, aga on juba tehtud esimesed majad ja eks näha, kuidas nad vastu peavad. Ehk et inimene ei pea enam rasket tööd ise tegema, kive vedama, segu vedama, vaid tuleb 3D printer ja prindib sulle maja valmis. Kaevandamise automatiseerimine samamoodi, ütleme, et on kaevandusrobotid inimeste asemel, ei pea enam inimene minema kuskile käikudesse käima ja ennast ohtu seama, siis selle jaoks on hoopis robotid. Ja transpordi automatiseerimine on siis näiteks ütleme isejuhtivad autod ja samamoodi ka nutikad teed, mis siis võimaldab seda, ütleme, et sõidukid saavad siis hoida väiksemat pikivahet ja kasutada suuremaid kiirusi. Miks on siia nutiteid vahele vaja, on see, et sõidukite eneste vaheline andmeside ei pruugi jõuda piisavalt kaugele, aga näiteks nutitee teab, ütleme, et 10 kilomeetri pärast on näiteks mingi õnnetus, suunab juba näiteks autod sellest õnnetuskohast üldse eemale, vähendab kiirusi vajadusel, mis iganes. Ja see käib automaatselt ja inimene nagu ei pea käsitsi midagi tegema selle jaoks. Samamoodi saab siis äriprotsessi automatiseerida, mida siis tehakse, ütleme, igasuguste digitaalsete ümberkujundamiste, teenuse kvaliteedi tõstmiste, teenuse osutamise, kulude vähendamise, äritegevuse lihtsustamise jaoks. Koosneb ta siis rakenduste integreerimisest, tööjõuressursside ümberkujundamisest ja tarkvararakenduste kasutamisest, ehk et inimene ei pea enam näiteks raamatu, mida ei pea enam paberi ja pastakaga tegelema, ei pea kalkulaatorile arvutusi tegema, tema sisestab arvutiprogrammi omad numbrid sisse, programm teeb ise omad arvutused, genereerib raporteid, samamoodi käivad igasugused arvete esitamised suhteliselt automaatselt ja nii edasi, et inimene ei pea käsitsi enam midagi tegema. Ja see on hetkel siis kasvav äriprotsesside automatiseerimise valdkond. Teatud tingimustel kasutab täna juba ka tehisintellekti ja äriprotsesside automatiseerimist saab siis kasutada näiteks turunduses, müügis, töövoohalduses ja nii edasi. Ja samamoodi on automatiseerimissüsteemi hea näide ka nutikodud, kus siis kodumasinaid ja nende funktsioone saab automatiseerida. Saab luua lahendusi, mis veel mõned kümnendid tagasi olid võimatud, ebapraktilised või liiga kallid. Ehk et täna on see juba kõik üsna odav, taskukohane, üsna lihtne seadistada ja paika panna. Miinuseks on siis see, ütleme, et inimestel on tekkinud sõltuvus selliste lahenduste järgi. Samas mugavus, mida nad pakuvad, on märkimisväärne ja seal on oma tasakaalu koht. On olemas ka veel tööstusautomaatika, mis on siis mõeldud tööstuses kasutamiseks, näiteks tootmises, materjalikäitlusprotsessides ja nii edasi, kus siis meil on olemas need samad programmeeritavad loogikakontrollerid koos iseseisvate sisendväljund moodulite ja arvutitega, kus siis vastavad siis seadmed tegelevad siis tootmisprotsessi juhtimisega. Üks suundumus on ka masinnägemise suurem kasutamine automaatseks kontrolliks, ehk siis kvaliteedi kontrolliks ja robotite juhendamiseks ja teine suund on siis robotite kasutamise jätkuv kasv. Siia alla käib ka siis tööstus 4.0, mis on siis alguse saanud Saksamaalt, hõlmab endas erinevaid seadmeid, kontseptsioone, masinaid ja tööstuslikku värkvõrku ehk et siis IoT-d on ju. Töötab siis koos IoT ja tarkvara riistvaraga, et luua ühendust viisil, mis lisab täiustusi ja parandab tootmisprotsesse. Üks näide on siis SCADA süsteemide juurutamine, mis siis tänapäeval toimub tööstusautomaatikas ja tegemist on siis järelevalve andmete kogumise tarkvaraga, mis on vaid üks paljudest tööstusautomaatika valdkondadest. Jõuame ka hooneautomaatikani. Hooneautomaatika on siis selline valdkond, mille hulga kuulub hoonehaldussüsteem, nimetatakse ka näiteks BMS-iks,
mille sisse kuulub siis hoone kütte, ventilatsiooni, õhu konditsioneerimise, elektri, valgustuse, ligipääsu, turvalisuse ja teiste omavahel seotud süsteemide automaatne tsentraliseeritud kontrollimine. Eesmärkideks on siis elanike mugavuse kasv, hoone tehnosüsteemide tõhus toimimine, energiakulu vähendamine, käitamisoolduskulude vähendamine ja turvalisuse suurendamine. Funktsionaalsusest on siis hoone sisekliima hoidmine etteantud piirides, ehk et meil ei lähe ruumitemperatuurid liiga kõrgeks või liiga madalaks, CO2 tase ei lähe liiga suureks, õhuniiskus ei ole liiga suur ja nii edasi, on ju. Samamoodi saame siis juhtida valgustust sõltuvalt sellest, kas keegi on selles ruumis või mitte. Mitte, et keegi läheb ruumist ära, jätab valgustuse 2 päevaks põlema niimoodi, et keegi ei kasuta seda, on ju. Samamoodi saame jälgida jõudlust, seadmete vigu ja vajadusel siis vigadest probleemidest anda teada hoone halduritele ühel või teisel viisil, ütlema, et kasutatakse meili saatmist, kasutatakse SMS-i saatmist ja nii edasi. Eesmärk on siis ühelt poolt hoone energia hoolduskulude vähendamine, võrreldud siis mitte kontrollitud hoonetega, aga teistpidi ka tõesti see, et elanikel oleks võimalikult mugav ja võimalikult hea olla. Kasutatakse siis suuremates hoonetes, täna tavaliselt lihtsas nutikodus ei ole mõtet väga kasutada, liiga kallis lõbu. Aga suuremad näiteks büroohooned ja sellised, seal on oma võit olemas. Samamoodi saab siis olla see BMS liidetud ka hoone turvasüsteemidega, kus siis läbi BMS on siis kirjeldatud, ütleme, et kes võib hoonesse siseneda, millal võib sinna siseneda, millistesse ruumidesse ta hoones võib ligi pääseda ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Lisaks on seal siis kaamerad, salvestusseadmed, monitorid, et mida see oma olemuselt tähendab, on lihtsalt see, et me saame salvestada kaamerapilti, jälgida kaamerapilti jooksvalt ja kaamerad on ka siis olemas. Samamoodi liikumisandurit saab kasutada 2 erineval eesmärgil, ühte sama andurit. Päevasel ajal, kui hoone on vaal pealt maas, pannakse liikumisandurite järgi näiteks tuled põlema, öösel, kui hoone on valve all, kui liikumisandur tuvastab liikumise, antakse hoopis häiresignaal, aga valgustust ei puuduta. Ja samamoodi saab ka tulekahju teavituse ja liftide juhtimissüsteemid liita BMS-i ja sellisel juhul siis BMS tegeleb siis suitsuleviku peatamiseks ventilatsiooni siibrite sulgemisega, peatab ventilatsiooni agregaadid, käivitab suitsu eemalduse mingil hetkel ja pargib liftid esimesele korrusele, takistamaks inimestel siis tulekahju korral nende kasutamise, kuna see oleks tegelikult ohtlik. Ja sellega saab meie tänane loeng läbi. Käisime siis üle sellised asjad nagu automaatika mõisted, nagu näiteks süsteem, juhtimissüsteem, PID, PLC ja automaatika ise kui selline. Automatiseerimise astmed, rääkisime avatud ja suletud juhtimissüsteemist, rääkisime erinevustest astmete vahel, tõin näiteid automaatika kasutamisest ja ka hoone automaatikast rääkisin natukene. Tänud vaatamast!